ja leidsin üles kõik mu korras. Igast maast ja üle 3000 retsepti. Aga siis, kui me hakkasime nende retseptidega endale abi andma ja teistele naabritele edasi, tuli välja, et igal ei toimi. Hakkasime vaatama, milles asi on. Asi tuli selles, et kui inimene näiteks, et inimesel on sisemised takistused funktsioneerimiseks, anna talle mett või anna vitamiini, aga näiteks kui ta vett ei tarbi või näiteks on soolavaba dieedil, siis see kõik on üleliigne töö. Mingit kasu sellest ei ole ja ei toimi. Siis hakkasime uurima, et missugused siis need rakkude ja elundite funktsioneerimise takistused on. Ja jõudsime selle esimese raamatu juurde tooma oma tervise tagasi, kus me panime need põhilised takistused, mis on organismis, mis ei lase organismil rakkude ja elundil normaalselt töötada ja oma funktsiooni täita ja inimese organismi hoida tervist õigel tasemel. Nii, siis, kui see raamat juba, siis me hakkasime neid retsepte, eks ole, tegema, siis meil oli juba võimalus, või rahvas, eks ole, käis meie juures nõu küsimas ja ostis meie käest meie segusid ja tuli tagasiside, et kui õigesti, et inimestel, kui õigesti aru saada, siis iga inimene leiab, missugune takistus või põhjus tal on, mille pärast ta vastav haigus tuli või mispärast mingi arstiteadus ei saa inimesele abi anda, sellepärast, et ei saa anda, kui inimesel ikkagi veri on paks, eks ole, nii, kõige lihtsam näide. Siis ei saa ka midagi teha. Nii, siis edaspidi, kui me selle avastasime, et seegi toimib, siis me hakkame seda, ja meile tulid tagasisidemed, meil on võimatu palju hulk neid kirju, neid emaili ja rahva, eks ole, rääkimist, et paljudel inimestel on see esimene raamat, mis meil tuli, on aidanud. Ja siis me hakkasime vaatama, et tegelikult selles meie esimeses raamatus ei ole kõik need takistused toodud, kuidas öelda, komplekssed, ja paneme nüüd sinna juurde, uurisime, eks ole, kuidas füsioloogia töötab, missugused on kõige tähtsamad need takistused ja missugused sümptomid on, kui see takistus on organismis ja sellega tegelesime, vaadake siin, ma ei tea, 8 aastat ja lõpuks Ludmilla ennast haris, eks ole, erinevate seminaride ja loodusliku ravi seminaridel ja 2 aastat tagasi lõpetas üldse Peterburi rahvusliku tervise instituudi ja sai vastava diplomi. Nii et siis oli meil juba julgust, eks ole, me saime natukene kahekesi targemaks veel ja nüüd lasime välja selle suurema raamatu juba, kus meie arvates 95% neid takistusi, mis tava inimest, eks ole, piiravad tervist hoida ja terveks saada, on sealt sees. Nii, nüüd järgmine moment. Tähendab, nagu ne näete sealt, eks ole, kogu maailmas nüüd toimub niisugune, nad nimetavad revolutsioon. Tähendab, et rahvas pöördub massiliselt alternatiivse rahvameditsiini poole. Me võtsime näite näiteks Ameerikas. Üle poole juba see rahvast pöördub, eks ole, alternatiivmeditsiini poole ja kirjutavad need ajakirjanikud, kes neid on küsitlenud, nad ütlevad, et see looduslik ravi on kättesaadav, vahel isegi efektiivsem ja odavam. Ja nüüd seal on, Ameerika on suur riik ja seal igat sorti uurism tehtud ja me leidsime ilusa ülevaate, et seal üle 200 arsti neid küsitleti, kuidas nad ennast ise ravivad. On teada, et arstid elavad 15, vahel 20 aastat, keskmine eluiga arstidel on vähem kui nendel inimestel, kes käivad nende juures ravivad. Ja nüüd, nad arstid said ka sellest juba aru, et ei saa ikkagi enda peale kasutada neid uudseid farmakoloogia tulemusi ja arsti neid metoodikat ja kasutavad enda ravik need looduslikku vahendid ja alternatiivmeditsiini abi. Nii, nüüd Ameerikas on avatud niinimetatud integratiivmeditsiini kliinikud, kus esmaselt vaadatakse haiget läbi ja kas ei saa talle anda abi mingi loodusliku vahendiga, seal nõelravi
refleksoteraapia ja nii edasi, eks ole. Ja siis tehakse kohe vastav kaart, selle kaardi järgi, eks ole, vaadata, kas tal mõjus, see ei mõju. Ja siis ta läheb lihtsalt sellele ametliku tohtri juurde. Ja siis tuleb välja, seal nad kirjutavad, et see 10 korda siis arstlik abi on 10 korda odavam ja isegi vahel 10 korda kiirem, kui ta inimene saab enne looduslikku abi. Nii. Ja nüüd nad veel seal areneb, eks ole, Ameerikas on uued instituudid loodud, funktsionaalse meditsiini instituudid, kus tegeldakse selle nimelt organismi funktsioneerimise uurimisega ja kuidas need funktsioneerimine on seotud inimese tervisega ja haigustega. Meditsiiniala töötajad ka arvavad juba, eks ole, et tegelikult see tervishoid selle farmafirma suure pealetungiga on jõudnud tupikusse. Ja isegi näiteks seesama Barnulov, kes ma rääkisin, see on selle inimese aju instituudi laborijuhataja, kes tegeleb kiirabiga, loodusliku vahenditega, kirjutab, et no ei pea ikka peab arstiga aru saama, et siin edaspidi on näha tupik. Tupik on selles, et ei saa inimese organismi väljaspoolt sisse sekkuda. No, lühidalt võib öelda veel, no, arvatakse, et arst, keegi jääb haigeks, läheb arsti juurde, tuleb koju, saab terveks. Arvatakse, et arst tegi terveks. Aga see ei ole nii, sest arst annab nõu, annab tableti, inimene läheb koju ja terveks inimese teeb tema organism. Kui ma selle probleemiga hakkasin tegelema, siis esimene asi oli üldse rahvale selgeks teha, et mis on organism, mis on, eks ole, alateadvus, mis on inimene, mis on teadvus, mis on inimene ise ja inimene mõnele lihtsalt tuleb, eks ole, üldse uus asi, et tal on organism olemas, mille eest on vaja hoolitseda. Nii, nüüd me tegime, see ma rääkisin, raamatus läks sisse üle 20 üle 20, aga pane nad kõik välja. Siis ma arvan, et nad raamatust saavad kõike näha, seda ei ole mõtet rääkida. Tähendab, praegust on üles kirjutatud, siia toodud ja raamatus on ära lahti seletatud need takistused, mis tegelikult ei lase organismil normaalselt funktsioneerida. Mis tähendab normaalselt? Ta ei lase organismil taastuda, ta ei lase organismil ise terveneda või ise ennast ära ravida. No, tähendab, organism on niisugune asi, ja loodud elu jooksul, et ta on üldse inimese elu fundament. No, ei saa luua, nagu auto, eks ole, ei saa luua, kus mootor töötab seal, ma ei tea, 10 aastat järjes või midagi seal vahetada nii edasi. Aga inimene loodi, või üldse elundid ja organid loodi niiviisi, et pidevalt organismid parandab ja vahetab. Näiteks vereliblesid iga päev vahetatakse, iga päev meil vahetub, tekivad uued mao, eks ole, need rakud, eks ole, seespool. Ja iga kuu parandatakse meil liigesid ja nii edasi. Nii et see ise ravimine ja taastamine, see on organismi prioriteet ja alateadus, eks ole, on siis, alateadus juhib seda. Alateadus on programmid, mis lüütakse sisse ja kui nüüd see organism tahab ilusti töötada, aga tal on need takistused, mis siia on kirjutatud ette, siis ta ei saa lihtsalt, ta ei saa tegutseda ja kõige olulisem on see, et organism annab nüüd nende, kui on mingi takistus organismi tekib, siis ta annab märku mingi sümptomiga. Et näiteks sümptom, ma võin öelda, depressioon näiteks. See ei ole haigus, depressioon. See on sümptom, mida genereerib organism, kui tal on abitu aju. Tähendab, ajul ei ole vastavaid aineid, millest ta saab teha vastavaid mediaatorid või need signaalaineid või tal ei jätku, eks ole, energiat, tal ei jätku hapnikku ja nii edasi ja ta genereerib depressiooni. Ja nüüd, kui arstid hakkavad seda depressiooni ründama, selle asemel, et aidata aju, võib-olla on vaja ainult talle natukene, see raamatus ilusti on, anda mingi fosfolipiide või mingisuguseid aminohappeid, üks on rohkem, mida on vaja, ja ei ole vaja antidepressante anda, eks ole. Ja nüüd on need funktsionaalse meditsiini tegelased, teadlased, kes Ameerikas on uurinud, ütlevad, et 90% juhul ajul probleem on selles, et aju on abitu, aga
10% on seal mingid depressioonid ja mingisugused probleemid, millega peab tegema psühhiaater. Kui inimese tuleb, eks ole, hakkab psühhiaater inimesega tegelema, sest tegelikult enne see inimene peaks minema läbi selle psühhoterapeuti juures, kes paneb talle selle aju normaalselt tööle ja kui midagi jääb seal puudu, 10% jääb ainult. Vaat siis tuleb juba minna psühhiaatri juurde. Need ameeriklased ütlevad, et see 100 eurot või $100, mis iga nädal ja peaaegu eluaeg sa pead käima seal psühhiaatri juures nõud pidamaks, see on absoluutselt raha raiskamine ja õige asi. No nii, nüüd ma lühidalt, lähme edasi. Tähendab, kui me nüüd vaatame, eks ole, siis see käsiraamat, kui on seal sees need takistused ja ära räägitud, raamatus on ära räägitud, mis pärast need takistused tekivad, mis inimene teeb halvasti, eks ole, mida on vaja teha, et takistust lahti saada, nii edasi. Ja tuleb välja, et see on sama, mida arsti käest nõutakse, öeldakse, et arst annab sulle, võtab ainult sümptome maha, annab sulle medikamentooset abi, aga põhjustega ei tegele. Nüüd me võtsime kokku, et esiteks, arstid ei ole funktsionaalmeditsiini alal üldse saanud, eks ole, ettevalmistus ja teraapias nad ka ei tea midagi, eks ole, ja arvavad, et ei olegi vaja teada, sest arsti teadus on niivõrd suur. Ja nii, ja sealt piisab, aga sellest ei piisa, tuleb välja. Ja teiseks, arstid ei saagi teha, eks on need haiguse põhjusi ära likvideerida, sest põhjusid 95% juhul peab ise likvideerima inimene ise. Nagu me rääkisime, arst annab nõu, tabletid, inimene läheb koju, aga need põhjused, mis on tal haigused, need on temal ise esiteks tekitatud. Vale eluviis, seal vale söömine, vale, eks ole, liikumine, vale hingamine, vale vee joomine, vale toidu valmistamine, seal on, nagu ma näitasin, seal kõik need suur nimekiri. Ja nüüd inimene peab sellest kõigest lahti saama ja tuleb välja, et need takistused, mis organismis on, need olidki need haiguse põhjused. Ja nii palju, kui meie nüüd teame, selle kolmandaks on see, et kui arst tahaks, eks ole, tegeleda, uurida, missugused takistused on organismis, missugused tal need haiguse põhjused on, mis pärast need põhjused tekkinud, siis meil veekogemus, kui meile tuleb keegi nõu küsima, siis meil läheb 45 minutit miinimum, läheb selle peale ära. Arstile antakse 10-15 minutit räägikassa poolt. Nii et tegelikult, ma ei tea, eks ole, või vähem isegi. Ja arst ei saagi selgusel, eks ole, jõuda, ei saagi need asjadega tegeleda. Nii, aga käsiraamatus näiteks, kui saate, käsiraamatus on toodud meil sümptomide tabel, kui hakkad seda sümptomitabelit vaatama, siis sa saad, inimene ise vaatab, siis sa umbes saab teada, mis sümptomid tal on, kas ta siis, ja seal on taga, eks ole, sümptomite, ma ei tea, siin seda, siin on, eks ole, teises reas on ilusti sümptomite. Me paneme siia, et inimesel oleks hea käsitleda, ükskõik näiteks lehekülg 49, eks ole. Eks ole käsitleda, et kui mul on mingi sümptom, ütleme, ma mõtlesin depressioon näiteks, siis võib vaadata üldse, et milles on asi, kas on mingid vitamiini puudus, aminohappeid, rasvasid, või inimesel on lihtsalt nüüd mõtlemine, eks ole, või ajus need protsessid ei käi õigesti, sest et nüüd on see geneetilisel tasemel on kuidas öelda, selgeks tehtud, et kui, eks ole, inimesel on mingi mõte peas, siis see mõte käivitab vastavaid mehhanismid organismis, aga need mehhanismid käivitavad geenid, nii et mõte aktiveerib algul geeni, geen laseb käima vastava, teeb valgu, see valk laseb käima vastava protsessi ja tekib, eks ole, mingisugune tervisehäire. Nii, see kolmas või neljas rida on see, et missugused talitustakistused üldse organismis on. Seal ma võin ühe näite tuua. Ühe näite tuua, mul on üks naaber seal Lõuna-Eestis, eks ole, Valgamaa taga ja tuli minu juurde, et tal on, lihtsalt tatar kostis meiega, ütles ka, ta on kogu aeg suvilad, elas Soomes ja tuli sinna Karulasse suvilat välja ehitama, eks ole. Kogu aeg käib ringi, kogu aeg väsimus,
peal kõhus kõriseb, eks ole, öös higistab. Naine 2 nädalat tagasi, seal 45-aastane murdis jalalava tühjal kohal, eks ole. Hakkaseb raamatust vaatama, tuleb välja, seal on igat sorti need takistused ja seal on nendes sümptomis, et kerge luumurre, eks ole, kõik nendes sümptomis on väga, üks põhjus on ka, et soola on vähe organismis. Me hakkasime uurima, ütles, et jah, et meil on üldse peres juba 15 aastat soolavaba dieet. Kui soolavaba dieet tekib osteoporoos, tekib öine higistamine, kogu aeg päeva jooksul sul väsimus, sest ilma soolata seda kogu aeg kõhus kõriseb, kogu aeg on gaasid, sellepärast, et kui soola ei ole, soolahapet maos sünteesitakse vähe ja tekivad ka need sümptomid. No see oli üks näide. Nii, lähme edasi. No ma arvan, et see käsiraamat on ka vajalik selleks, et kes ei taha tihti minna käia arsti juures, tahab ise kodus oma tervist parandada, aga kui sa hakkad kodus tervist parandama, no sa ei tea, et millega nüüd tegeleda, kas sul on vett vähe, või soola dieeti pead või. Ja siis sa saad, sellest raamatust saad umbes vaimu, mida sa valesti teed. Ja mida sa pead teiseks, kui sa selgeks saad, mida sa valesti teed, millega sa peaks esimese sammuga hakkama tegutsema. No näiteks me vaatasime ühe selle ameeriklase intervjuu, kes elab seal, ütles, et Ameerikas ühes linnas on 100 meetrit lähedal, on sul iga 100 meetri tagant nõelravikabinet. No ja võib-olla see üleval, mis oligi, et pooled pöörduvad loodusliku ravi poole, eks ole, ameeriklased. No võib-olla siis väga palju neid astuvad selle nõelravikabinetti. Aga mis mõtet on minna nõelravikabinetti, kui sa näiteks õigesti ei tarvita vett, eks ole. Sa pead soolavaba dieeti, sul ei ole seal, ütleme, neid küllastamata rasvu küllaldaselt, eks ole. Sul on kinni pigistatud närvid, eks ole. Sul liikumine on niivõrd väike, sul veresoonet väike, et need lihased on juba natuke kuivnunud, lihasse sees jooksevad veresoonud, nad on kokku pitsunud ja nii edasi. Nii et tuleb vaadata ja siis, kui võib-olla need põhilised, mis ma rääkisin ära selgelt, ja siis minna juba nõelravi juurde, sest nõelravi, mina saan niiviisi aru, käivitab, ütleme ise ravimise protsessid ja aktiveerib neid, aga mida see aktiveerib korrani, mis on midagi teha. No aktiveerib tühi raha raiskamine ja tühi aeg maha visatud. No nii, nüüd me tegime selle, vaadake, meil oli algusest peale juba, kõik teavad, et me kasvatame tatart seal mahedad, tataramesi on meil, õiged meie segusid teeme, eks ole, ja rahvas, eks ole, tuleb meie juurde, küsib, et jah, seal, mul on eesnäärega, ma olen näite teinud, ma olen mingi 1000 inimesele eesnääre segu andnud, on aidanud, aga mõni tuleb, eks ole, tagasi ütleb, et ka on veel järgmist purki. Meie ütleme, et meie segud on mõeldud organismile, kui organism võetakse takistus ära, organism hakkab ise tööle, ta käivitub. No nagu autot lükata mäest alla, tal ei ole mootor käima, ta juba läheb, eks enam ta seisma, tavaliselt ei jää. Ja nii on ka organismiga, kui organism saab omast takistusest üle, ta hakkab normaalselt tööle. Teda ei ole vaja enam, nagu need arstid on õpetanud, et ütlevad, kui sul kõrge verrõhk, siis sa pead elu lõpuni võtma kõrge verre valandamistablette. Aga võib tagurpidi teha, sa võid selle kõrge vererõhu tekkimise põhjused ära likvideerida, ära kõrvaldada ja siis organism läheb käima, enam seda kõrget vererõhku enam ei genereeri. Ja kõik. Ja nüüd tuli niiviisi, et kui me hakkasime vaatama, hakkasime jagama neid lehekesi, et enne ikkagi, kui sul on mingi probleem, siis mine kõige enne, hakka normaalselt vett jooma. Kui sa oled haige juba, siis hakka seda sulavett jooma, eks ole. Kui sul on mingi su ajuga probleem, siis kuidagi võta toidust kõik viimased toksiinid ära, et ei ole mingi tohtu ei ole, eks ole, mingi toksiiniga. Kui on probleemid sellest, saad üleliigset liha tarvitanud, siis jätta see liha söömine ära nädalaks või 2, eks ole, hakka tarvitama tatart koos, eks ole, piimaproduktiga, mis asendab liha 100%. Ja nii edasi, ja need lehekesi tuli meil väga palju ja siis tuligi meil niisugune idee, et teeme selle raamatu nii tervikuna, et kui inimene, selle raamatu tegime me ka enda jaoks. Sest et kui meil ka tuleb mingi häda, siis kõike peas ei ole. Siis võtad raamatu lahti, vaatad, milline vaja tähelepanu pöörata, me teame, mis me eile tegime, üleeile tegime ja kus me pea tegime. Kohe teada, mis pärast organism tekkis tõrge.
Ja siis me tegimegi see raamatut, kui inimene koduses tingimuses tahab, eks ole, tal on aega vahel, arstile näiteks vähihaigele öeldakse 3 nädalat järjekord, ta võib selle 3 nädalaga, meil on nüüd praktikasena juba, 3 nädalaga teeb oma organismi terveks, võtab need ära ja läheb arsti juurde, arst määrab talle keemiateraapiat ja kõik, et tuleb pärast keemiateraapiat, Tartust tuleb, sõidab meie metsa, korjab seeni, läheb koju ja kõik seal läheb tööle järgmine päev. Ja kõik imestavad, et no sa ei olegi siis vähihaige. Vaadake, tähendab see tohutu, noh, niisugune reserv, et inimene saab ise abi. Ja siis me tegime selle raamatu, kõik need sümptomid, tabelid ja mida teha niiviisi, et inimene võtaks kätte ja hakkaks seda, noh, sirvima, mis tervisehädaga temal on ja kuidas sellest hädast saaks lahti. Nii, nüüd praktika, mis meil on 82. aastast, 92. aastast, eks ole. Et 80% juhtudel, kui inimene need takistused kõrval läheb ära, aga needki ongi põhiliselt haiguse tekitamise takistused. Kui need ära likvideerib, organism saab nagu mingi, no väga, ameeriklased toovad ilusa näite, no ma ei tea, et kui on näiteks jõgi jookseb ja seal on palkide ja palki, vanasti meil Eestis ka, ma kuulsin, no, transportiti jõepidi, eks ole, et kui kuskil linna, no Tartu äärde saadeti neid palke. Aga, ja kui nüüd tekkis kuskil mingi palk ja sinna terve külge kinni ja näes tekkis üldse palkide kork ja mida. Aga kui tuleb spetsialist, no antud juhul ütleme meie raamat, ütleme, et tõmba see alune palk sealt välja, siis läheb see terve virn lahti ja jällegi see jõgi hakkab normaalselt jooksid jäävad õigesse kohta. Ja tulebki välja, et 80% juhtudel, noh, isegi ükskõik missugune haigus on. Minul oli neist kõrge vererõhk. Mulle tuttavad haiged seal Tartu kliinikust, need tuttavad arstid kliinikus ütlevad, et ja elu lõpuni pead jooma kõrge vererõhk tabletti. Ma proovisin paar korda, pea hakkas ligi käima, viskasin minema abikaasaga, tegime plaani ja nüüd ma elan juba, ma ei tea, 7 aastat ja mul oli vererõhk 180, nüüd on mul vererõhk 150. Midagi probleemi ei ole. Praegust ma lähen punaseks, sellepärast, et see on normaalne, sest mul aju, eks ole, pingutab üle, arvil on vaja rohkem verd ja mugu pumpab. Muidu ma ei saa nii kiiresti orienteeruda ja teile kõik ruttu suravad ära räägima. Tartav, see on nii, see on normaalne, nii peab olema. Nii, nüüd ülejäätud 20%, mis jääb. Kui nüüd organism on terve, noh, need sõjaväeakadeemia Leningradis, need spetsialistid, need ütlevad, et inimene, organism peab olema tervisetsoonis. Noh, neil on niiviisi, kui need saadavad inimese näiteks allveelaeva peale või kosmosesse, siis ta peab olema tervisetsoonis. Tal ei ole ühtki põhjust ei töötada, ta ei pea seal haigeks jääma. Ja selleks tehakse spetsiaalsed uuringud ja viiakse inimene, et tal ei vaja tekkida selle komandeeringu aja jooksul, kus ta saadetakse kuskile teenima, ei tekiks mingit haigust. Aga kui inimene saab ise oma jõududega, kõrvaldab need ära, ta saab terve organismi. Aga nii, kui on terve organism käes juba, aga organismi jäävad ikkagi mingisugused haigused, mis on tekkinud selle mitu kuud või mitu aastaid olnud selle, no kuidas selle takistuse, mis on organismis eksisteerinud. Ja kui ta sellest, noh, ja ta peab, ja nüüd on vaja see, mis on sinna jääkaigust jäänud, näiteks kõrge vererõhk või ütleme suhkruhaigus või ütleme, et vähk, eks ole, vähki loodusvahendiga saab peatada, noh, meie praktika näitab, et 10 päevaga saab vähk seisma panna. Lahti tast ei saa, seisma saab. Vaat kui vähk jääb seisma, siis on inimesel aega uurida, mida nüüd teha, kuidas minna arsti juurde ja saab mingi rohu tellida ja omale elutingimused kuulda ja nii edasi. Nii et nendel juhtudel, ja edasi on väga hea tegutseda, kui sul on organism terve, mingi takistust ei ole, nii edasi. Ja nüüd ainukene põhijõud on vaja sellele suunada, et nüüd see vähirakud seal ära hävitada ja organismist välja viia. Ja selleks on vaja spetsiaalseid ravimtaime, spetsiaalselt tegutseda, spetsiaalselt vitamiine ja sellega saab juba ilusti rahulikult tegeleda. Ja nii on ka teiste raske haigustega. Nii. Ja nüüd meie, keda me oleme nõustanud nende palvel, eks ole, nüüd meil on koostamisel teine osa, selle käsiraamatu osa, et kui sa oled tervisetsoonis, sul enam neid takistusi ei ole, et mida siis teha näiteks kõrge vererõhku puhul, mida vähi puhul, mida suhkruhaigusega. Suhkruhaigusega meil on proovinud 5 inimest näiteks, me saame terveks juba oma nende lähenemisega, edaspidi meil enam sellega ei tegele, sest juba anname need juhendid edasi. Meil on vaja tõestust saada,
et see asi toimib ja me oleme, kui me kuskil raamatus midagi sisse paneme, siis me kogu aeg oleme vaadanud, et kus kohad need nõuanded tulevad, kas lähevad mitme uurimisinstituudi või teadlaste poolt need uuringud kokku ja kas need uuringud ilusti lähevad kokku ka, ütleme, evolutsiooni käigus inimeses arenenud protsessidega ja organismi füsioloogiaga, siis me selle momendi ja selle soovituse me oleme raamatus sisse pannud. Ja neile muidu võid seal soovitada need, noh, ja mispärast see, mille poolest see meie raamat erineb teistest raamatust. Mul oli siin küsimus, et neid tuhandeid ja sadu raamatud, mispärast ma pean selle raamatu ostma, mis siin on. Me tegime see lehe, panime siia, võite siit pärast kõik võtta, saate omale teada, eks ole, et mille pärast see meie raamat erineb. Erinebki selle poolest, et seal on sees ära proovitud spetsialistide poolt, eks ole, praktikas ära katsetatud need soovitused, nõuanded ja takistused, mis mingisuguse kindla haiguse juures, eks ole, takistavad terveks saada. Nii, nüüd ma tahtsin veel, eks ole, kui aega näidata, et tegelikult selles raamatus on väga palju huvitavaid soovitusi ja võtteid, eks ole, mis aitavad kohe. Me panime sinna paar peatükki, kuidas saab hingamisega aidata, eks ole. Kui sul selja lööb kinni, eks ole, kuidas sa saad, üldse kõndida ka ei saa, kuidas sa saad seal 3 tunniga kõndima hakata jälle. Ja muidu meil oli üks näide suvel. Elmes seal üks naaber, eks ole. Oli võistlus, et kes viskab saabast jalaga kaugemale, et jalast lendab ära ja läheb kaugemale. No viskasid, et üks viskas nii kõvasti, et võttis ta kinni selja. Mitte midagi teha ei saa. Arsti juures oli, käisid, eks ole, tehti röntgen, vaadati selga, midagi, anti süst, mitte midagi. Siis selle mehe isa helistas mulle, siis me oleme mesinikud omavahel suhtleme, et mida teha. Ma ütlesin, et mitte midagi teha ei ole vaja, et sa pane sinna külm see ja hakka sinna selja peale, mis on. Ja hakka lihtsalt tasakesi seda selga niiviisi tagasi. Tegelikult seal tekkis kehas see spasm seal seljas, mis pigistas sul närvid kinni ja tekkis valu. Ja kõik, ta tegigi niiviisi. Ma ütlesin, et proovi algul natukene niiviisi ära liigutada, siis proovi jälle tagasi. 3 tunni pärast puhka ja jälle mine edasi. Ja pärast sa saad, ja 3 päeva pärast see valu kaob ära ja inimene on, see spasm kaob ära ja ei ole mingit haigust, mingit lõikust, mingit röntgeni, mitte midagi vaja. See on see lihtsad asjad, mida inimene peab teadma, aga kus sa neid tead, kui selleks raamatu me tegime, eks ole. Nii, nüüd järgmine asi, mis oli, meil oli Rootsist, meil üks tuttav, eks ole, helistas, et 82-aastane, ütles, et ta peab minema arsti juurde ja arst kuskil kuu aja pärast tahab talle selle põlve ära vahetada, kunstpõlve vastu. Ma ütlesin, et sul on aega veel kuu aega, proovi, äkki saad ise hakkama. Ta ütles, et kuidas? Ta käib iga päev, käib seal, tal on teisel korrusel elas, esimesel korrusel ta on füto või see saal, üks on treenimise saal, käib seal jalgrattaga sõita, midagi ei aita, ikka valutab. Ta valutab kõvasti, seal käib. Ma ütlesin, et sa võib-olla ei tee neid õigeid liigutusi. Siis me leppisime kokku, ta teeb, näitan ära, missuguseid liigutusi, eks ole. Vaadake, siin, põhiline, mis pärast põlv kulub. Mu emaga oli mul probleem. Ema 90-aastane, üks põlv lonkab, teine põlv normaalselt käib. Ta orda siin taastab, kõike ravib siin seda liigest, aga seda mitte, eks ole. Tegelikult mida? Siis lihtsalt ütleme, et esimene lihtne asi on, 2 lihtsad asja on. Esimene on, sul on see närv, mis juhib seda protsessi siin põlves, eks sul on kinni seal. Signaal ei lähe põlveni, ei anna talle signaal, mida vaja teha. Või teine asi, veresoon on siin kuskil, siin juba põlve juures kinni, enne põlve kinni ja veri tahab saata sinna liigestesse aineid selleks, et see liigest taastada ise ära ravida. Aga ei saa. Sellepärast see veresoon on kinni lihases. Ma ütlesin, et see on vaja lihtsalt teha vastav harjutus, et saad selle lihasse lahti. Ma ütlesin, et kõige lihtsam on teha, mis on ära praktikas, et kui sa oled näiteks veinipütis, vot see aitab see, me paneme internetiga üle, või ei pannud üles nii, jah, ei pannud seda. Interneti üles seda nõuet, eks ole. Või vajasti paneme. Et kui liit või artroos, isegi koksartroos, eks ole, siis põhiline tuleb vaadata, kas sul ei ole veresoon kinni pigistunud. Ja proovi need pigistusest lahti saada. Pigistus on põhiliselt plasmi, selle spasmi poolt või lihased on sul seal lihtsalt vähe natuke arenenud, kui sa vaid neid natukene kohemaks tead.
ja siis õpetasime niiviisi, et kui minna näiteks need veinitampijad, mis tampivad Itaalias, eks ole, lähed veinipütti sisse ja sul on veinimarjad, eks ole, no nagu siin, see on hea koht siin. Ja siis hakkad ennast seal seda jõuga, eks ole, lükkama alla ja suruma need veinist mahla välja. Vaata niiviisi. Ma olen palju haigetele öelnud, te ka teete seda, jah? No sobib. Tuleme siin. See on mingi teine vaja. Võtke raamat, vaadake lihtsalt tabeli teada, mis sul taksust segavad seda. See on nii lihtne. Ja nüüd on, eks ole, ja nüüd sa lükkad niiviisi, vaadake. No, ma olen slalomist, eks ole, mehe suusatajad. Vaadake, inimene, vana inimesed käivad, nad teevad püsti või istuvad võtse eesse nii. Aga vaat säänsed liigutusi ei tehta. Aga tegelikult see liigutuse, nimelt see liiguse, siin on see veresoon kinni, mis varustab põhil juurde seda põlve, eks ole. Ja kui sa teed seal niisuguse liigutusi, serva peale, siis surud sealt ettepoole, siia poole serva peale, siia poole. Ja teed nii, see naisterahvas seda 5 minutit teeb ja tal palun põlves kõik kaovad. Ta tegi 3 nädal aega, 2 nädalat prooviks, et kõik on korras. Läks arsti juurde, ütles, et mingit liigest ma enam ei vaheta, mina saan normaalselt elada, mis mul vana inimesel 82 ei ole seda vaja. Arst ütles, et hea küll, maksa 400 eurot trahvi, et sa loobud operatsioonist, maksas ära ilusti. Nii see elu on, jah. No nii, ma arvan, et võib-olla ma lõpetan, eks ole, sest ma võin väga palju rääkida, nagu te saate aru, eks ole. Ma elan talusse, mul on eeldavad, on. Nii et kui äkki on mingid küsimusi või ma ei tea kuidas. Suur tänu. Vot mina arvan seda sama. Vaat ma nüüd uurin, ma võin ühe ilusi asja veel ära uurida. Vaat ma uurin seda praegust, eks ole, et kuidas saab see inimene, no meie, ma räägin veel kaugemalt, eks ole. Ma arvan, et see meie raamat, eks ole, no seal on väga palju need vihjed sees. Kui ta midagi teed, siis elad 5 aastat rohkem, 10 aastat rohkem, 15 aastat rohkem. Aga ma arvan, kui ostaks, ütleme, 10 000 seda raamatut, 10 000 eestlased saavad selle raamatu. Iga eestlasel on võib-olla 3 inimest veel, 30 inimest abi, eks ole. Ja ma arvan, et nende elu pikeneb, ütleme, ma ei tea, võib-olla 3-4 aastat. Ja ütleme, aga kui Eestis on miljon seda, siis ütleme 3% eestlased rahvast saavad abi, elavad kauem. Kui palju see Eesti rahvas üldse kauem elab, eks ole. Ja siis me hakkasime uurima, et kuidas üldse nüüd seda et kauem elada, et sul vananemine ei tule sulle kaela, eks ole. Nüüd need Rootsi, Saksamaa ja Venemaa teadlased uurinud, et tegelikult igas inimeses on vananemise programm, mis paneb sul vananemise käima. Kui vana inimene tuleb, ütleme minu juurde, ütleb, et tal põlv valutab, on midagi siin selga lüüa, natuke küüru läheb, mida selle vastu? Selle vastu tuleks peatada üldse see vananemise programm, kõige inimene peatada. Kui sa sekkud, kui organism käivitus vananemise programmi, see on neil teadlastel ära tõestud, see loomadel on see, mõned loomadel ei ole üldse vananemise programmi, elavad, ma ei tea, need vaalad näiteks elavad, ei ole isegi, keegi ei tea, kui vaalad elavadki kõik. Nad ütlevad, nad on mere sees, neid keegi ei sega ja elavad ja neil ei käivitu vananemisprogramm, inimesele käivitub. Nüüd need teadlased ütlevad, et seda vananemisprogrammi, et see on liigne inimesele, sest inimene praeguses tingimuses ise muudab loodust. Ta ei, kui on uuritud geneetiliselt, et mis, ütleme, 500 miljoni aasta jooksul ahvidel tekkis midagi, ma ei tea, 150 geneetilist muutust. Inimesed ainult seal, ma ei tea, 70. Ma nii orienteeruvad. Selles mõttes, et inimesel ei ole vaja enam midagi ennast muuta. Sest tal, see vananemine on talle, ta saab hakkama juba. Tal ei ole vaja selle loodusega harjuda. Ta võib seda loodust muuta, ta võib ühest linnast sõita teise, lõunast kuskil sinna elama. Ja siis nüüd siit tuleb välja, et tegelikult, kui inimesele selle vananemisprogrammi ei ole vaja, ja kui sa nüüd saad selle programmiga, eks ole, selgeks, kuidas see toimida, sul ei olegi vaja võidelda vanadusega, ei olegi vaja panna mingit peptiidi kuskile sinna, sellest see tegelikult see, nüüd need Moskva arstid töötavad välja preparaati, mis võtad sisse ja sul paneb selle vananemise protsessi pidurdab ära. Aga see ei ole ka õige, sest tegelikult
no ei saa sekkuda organismi peptiididega, ravidega ja nii edasi. Organism tahab ise töötada, aga võta need takistused ära, anna talle õiged abi, viida tervisetsooni. Nii et kõik need jutud, et kas see preparaat on parem või halvem või ma pead kuskilt, noh, saate aru, et see ei ole õige. Nii nad, praegust on veel üks ilus asi on see, et loodus on teinud kõik need vahendid, eks ole, et molekulaarstruktuur, no ma ei mäleta enam, parempoolne või vasakpoolne, vist parempoolne, eks ole. Aga kui ma kunstiliselt teen selle preparaadi, näiteks vitamiini kunstiliselt, siis ta molekul keerab ennast kokku ja keerab kokku vasak teist poolt suunaliselt. Ja organism tunneb kohe ära. Ma ütlesin, et see kas jumal vahele sekkunud või ma ei tea, kuidas loodus niiviisi ette mõtles, et võib inimene tekkida, kes tead, hakkab siin tsürkima, eks ole, sisseronima organismi. Hakkab mingid asju sisse andma, eks ole. Ja nüüd ongi niiviisi, et organism tunneb, et ükskõik missuguse tableti sisse võtta, need, kes võtavad 10 tabletti sisse korraga päevas. No neil on 10-kordne stress, sest organism tekib kohe stress. Immuunsüsteem hakkab neid tablette ründama ja nii edasi. Immuunsüsteem 100% langeb, sest ta ei jõua kõigile hakkama saada. Sul on stress, stress sa paneb üldse vananemise kirjendab ära. Iga vananemise etapiga tekib sul mingid haigused. Nii, nüüd järgmine, et kuidas selle vananemisega tegelikult mitte peptiidi otsida, aga kuidas see vananemise protsess nüüd seisma jätta või pikendada. Noh, seal on väga palju soovitusi, need on ka raamatus sees. Need samad soovitused, mis ütlevad, et kuidas aktiveerida oma iserajumise jõudusid. Vaat kui inimesel, kui sa aktiveerid oma iserajumise jõudusid, siis enam organismil ei ole vaja käivitada seda vananemist, see jääb seisma, ei ole vaja enam. Isegi seal on niiviisi öeldud, kui sul mida rohkem inimesel on stressi, seda kauem ta elab. Kauem elab, ragul pidi kõik. Muidugi ta peab, see stress tal on, ta peab selle stressist ainult ruttu lahti saama. Sest looduses on niiviisi, et kui sul tekib vaenlane ja nüüd, eks ole, sul tekib stress, sa mobiliseerusid, et vastu võidelda. Aga kui see vaenlane läks tagurpidi minema, sul see stress kaob ära. Aga inimesel on vaja lihtsalt seda trennida, et sul stressi on. Elad stress on, elad kauem. Aga sul on vaja sellest stressist õppida lahti saama ruttu, mitte kanda teda seal kuude aega, kuude viisi kaasa. Noh, ma olen väga keeruliselt, aga vastasin või ei vastanud. Kõik ei ole, nad ütlevad, et võib-olla äkki ei tea, kui palju veel avastamata. Need, mis on avastatud, on seal sees. Arginiin on aminoaapa, eks ju. No vaadake, seal on tabel, vaadake, mis jaoks. Lugege läbi, kas on seda vaja või ei ole. Te võite näiteks mingi aasta nad mingisugust tablet ütleb, see on selle jaoks. Aga vaadake raamatus need tabelid läbi, vaadake, kas see äkki mingi aminoaaped teeb selle sama ülesande ära. Siis te vaadake, kus need aminoaaped on, mis produktides. Ja hakake neid produkte rohkem tarvitama. Ja ärge võtke neid produkte, mis teil tekitavad neid takistusi seal. Vot mulle vähihaiged tulevad vahel nõu küsima, eks ole, et kuidas vähiga. Ma ütlesin, et enne selgitage välja, mis pärast teil see vähk tekkis. Kõik ütlevad, et see on, kuidas öelda, päritav, eks ole. Aga nüüd on epigeneetika, ütleb, et päritav enam ei loe. Päritav on 2%. Vanasti oli päritavus on 15%. Aga nüüd päritavus, see on epigeneelsed mehhanismid, mis kas aktiveerivad neid onkogeeni või ei aktiveeri. Kui sa normaalselt toitud, siis sul need onkogeenid ei saa aktiveerida, sest sa ei anna neile võimalust aktiveerida. Ja nüüd, eks ole, kui inimene see jääb vähihaigeks, aga ei tegele selle vähihaige tekitamise põhjuse likvideerimisega, siis sellest vähist haigest ei saagi lahti. Sest esimene lihtne variant on see, arst teeb terveks, 3-4 aasta pärast seesama inimene, seesama viga teeb edasi, tuleb see vähk uuesti, ütleme esimene moment. Teine moment on see, et ükskõik, need teadlased nüüd uurinud, ükskõik, mis organismis, mis toimib organismis, alati peab olema sellele protsessile stimulaator. Nii et kui vähile peab ka olema stimulaator, kui vähile stimulaator, vähirakule stimulaatori juurde ei tule, vähirakk ei kasva ja arene edasi, seisab. Aga stimulaatorid põhiliselt vähile tulevad nendest põhjustest, mis tekitasid vähi. Nüüd, kui sa vähi põhjust ei kõrvalda, ma ütlesin, et siis ostke kirst ruttu, sest nii ei mida. Raamatu me tegime, mina tegin ette, me tegime seansi ettepanek, kuidas ja uurige, küsige, selgitage välja, lugege. Aga inimesed lähevad kõik, nüüd arsti juurde otsivad üht arsti, teist arsti, siis otsivad mingi imetabletti, see on kõik aja raiskamine. Veel küsimusi? Suur tänu siis autoritele,
siin on veel, vabandust veel, meil on siin olemas Tatra küpsis, mis me tegelikult töötasime välja vähihaigetele. See paneb protsessi seisma, mis seal on. Ja meil on olemas toorliik, mis on meie segu. Kui ameeriklased lähevad filmi vaatama, nad närivad popcorni. Professorid uurisid, et nad ei saa filmist aru, kui nad popcorni närima saab magama ja iga kaasa. Me tegime selles meie segu, kus on mesilesema piim, tatra, jau ja nii edasi, mis käivitab ajust protsessid selleks, et ei tekiks, et aju ei oleks annetu, saaks töötada normaalselt. Ma panin need siia soovi sisse, kui kõigile räägin ära. Tervisliku, eduka, õnneliku ja pika elu tagamise abiks on see raamat. Ma panen siia sisse kohe, et muidu ma ei jõua kõige kirjutada. Ei parem, mis toredale selline. Ei paha. Jah.